Palju on Andres Sõber, Eesti võiduka EM-koondise peatreener. Sinu peatreener või treenerikarjäär on juba varsti ligi 30 aastat pikk. Kas täna on karjääri absoluutne tipphetk? Noh, ei, ma seda küll ei tahaks julgeda öelda seda, sest siin on igasuguseid mõtted kogu aeg käinud. Senise karjääri? Senise raudselt on ta üks toredamaid hetki ja just see teeb nagu selle asja rõõmsaks ja meeldivaks see, et need on tõesti need 12 noort meest, kellega siin möllata sai, et need on, ma ütlen veel kord, et neid kõiki pidi ka natuke kammima ja oksi maha võtma, igaüks tuli sealt oma koha pealt ja hakkasid seda paksu kohe kontrollima, mis on, eks tead. Aga seal tulid omad löömingudki ära aga pärast seda õhk oli nii puhas, et ma ütlen, et ma hirmust hakkasin iga päev ujusin 1000 meetrit kogu aeg enne mängu, tead, et mõte oleks sirge ja selge, tead, nii et. Ujusid meres või basseinis? Ei, seal bassein oli kohe niisugune, nii et. Kuule, siit minnes, ma küsisin sinu meeskonna liidrite käest ka, siit minnes tõsiselt uskus keegi, et tulete medalitega? Ma arvan küll, et keegi ei uskunud seda, ma ei mõelnud ise ka selle peale, sest meil oli raudselt kõige kõvem alagrupp, ja kuuene ka veel, eks. Aga ma veel kord sain seda kinnitust nagu ise endale, et kaitses mängida ja täie südamega, iga mees võtab, saad aru, nad kukkusid ise kokku kõik seal vastased, nagu Rumeenia kõik. 35-ga said tappa, nendel katus isu ära kohe ja samas see Rumeenia paneb Gruusiale ära. Aga Gruusias mängib näiteks praegu selline mees Sengelia, kes on olnud Valencias 4 aastat, praegu mängib Belgias, eks mul Joonas Vaino mängis Kärdlas veebruarikuusest ja Hiiumaal teist liigat, ja kujutad ette, kui see vend hakkas teda seal susserdama, ma ütlesin, muud ei midagi, võtab üksteist kinni mees tal, tead, on ju, et teed vigu. Niuke oli siis hetke vahe seal. Finaalis hoidsite Sengelia esimesel poolel 3 punkti peal, kuidas see õnnestus või talle ei õnnestunudki miski? Eks seal oli ka, me mõtlesime targemalt natuke, üritasime võtta, tähendab, et aitasime kõvasti, tead, aga nendel oli ka ikka jälle 2-3 sükseid Hispaania taustaga poiss oli üks grusiinlastel, üks oli Itaalias mängid, need panid veemalt ära kõik. Nagu, et tõmbad talle peale sellele, sest see oli nii pööraselt osav ja siin 2 nädala pärast saab rahvuskoondus tunda kohe seda Sengeliat. Ta innuga ootab. Kes või mis sinu mängumeestest sind kõige rohkem heas mõttes üllatas? Kui ma täitsa aus olen, siis enne seda All-Star viisiku valimist seal käidi küsimas ka ja pakuti, mõlemad kandidaadid olid nagu meie meeskonnast olid Martin Torbek ja siis see. Aga Torbek mängis super mängud. See, kuidas ta ikka neid, praktiliselt ta võttis kõikidelt ära, oli see must või valge pall võeti käest ära ja tema mängis rünnakul pani hästi ja siis oli muidugi Puidet oli mulle väga suur üllatuseks, tead, kes vaatajad poleks peaaegu mahtunud koosseisu, eks. Nii, siis vanameister Veidemann, see tegi jälle oma tükid ära, eks tema see 16 silma Gruusia vastu, praktiliselt üksinda viskas 16 jutti, tead, nii et need grusiinlased olid kõik pikali maas seal, tead, ja lõpuks oli see võitki ju lähedal veel ja kes veel, Raap on täitsa huvitav vend, tead, see läheb, võtab lihtsalt, hüppab kõigist üle ja viskab palli korvi, tead, Nii et siin on huvitavaid vendi, kellega ma arvan, kelle pärast ei pea üldse häbenema, tead. Vaadates sinu mängumeeste mänguaja jaotust, vaadates seda vähemalt online'i põhjal, mis koosseis sul platsil oli, ja kohati mulje, et sa oled sunnitud mängima 5 tagamängiga. Puidet pikkuse poolest ka tagamängi mõõtu, eks ole. Et mismoodi, millega sa siis vastasid üllatasid, kui seal olid, nagu sa oled juba öelnud, Hispaania kooliga, Itaalia kooliga, belglased, tšehhid, suured, tugevad mehed, millega sa need murdsid? Väga lihtne värk on, mul see esimene kolmik, nagu tagamängijate kolmik alati, oli seal siis Puidet, Raap, Veidemann või Torbek, nii. Need võtsid nii kõvasti kaitses poole pealt, et võtsid selle kuradi taga liini pooleks, eks. Ja siis ma käsutasin Puideti selle pikale ette ja teine läks taha sinna. Meestega on natuke raskem, vaata mehed on osavamad ja kavalamad, eks teevad ära. Aga need on ka 20-aastased tead ja praktiliselt niimoodi kogu aeg neid surusime, Nii et seal muud ei olnudki midagi ja ma mõtlesin selle peale Gruusia mängu välja, kui me kaotasime ära ja seal oli võitu meil käes, eks. Grusiinlane viskas 9 sekundit, nendel oli mängida aega, viskas palli peale, pall läks mööda ja meie kutid lauda kätte ei saanud. Kujutad ette, eks. Ja siis mingi lükati jõuga see pall sisse. Ma küsin Liivranna käest, mis tegid? Ma blokkisin, ma küsin keda? Pall oli lahtine, võtta ära. Ja siis ma tegin otsuse, et panen need Pärnad ja Puidetid, sest Puidet võttis veel kõige rohkem laudasid. Nii et see oligi see, ja maa-ala vist praktiliselt ma ei võtta turniiri jooksul ühte korda.